Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Kohal oli Eesti kardispordi paremik, lisaks külalisvõistajad Soomest, nii võiks sisse juhatada sündmused Käina rajal. Dessant Hiiumaale on oodatud sündmus, kus teoks saavad Eesti meistrivõistluste 2 järjestikust etappi ja mõlemal finaalipäeval on pinget palju, sest just duubel etappidel saab meistrivõistluste üldseisu oluliselt muuta. Kuidas nägi koduseid sündmusi Kaspar Korjus, kes Käinas tegutses Aiks Racingu meeskonna mehaanikuna, samas oma sportlaskarjääri jätkab ta Beneluxi meistrivõistlustel. Seekord juhtus nii, et see aasta ei ole kahjuks võimalik ise sõita Eestikaid, et sõidame rohkem välismaal ja siis ongi vaja tööd teha. No sa teed kaasa Beneluxi meistrivõistlustel, räägi, kuidas su seal on käsi käinud? No kindlasti seal on väga põnev, aga esimene etapp ma kahjuks finaali ei saanud, mingi elektroonika viga oli. Siis olin teine etapp 3. ja 3. etapp 4. Et praegu olen tabelis 4. kohal ja varsti kohe tulebki järgmine etapp, et eks siis näis, mis juhtub. Mis on kõige suurem vahe, ütleme Eesti meistrivõistlustel ja seal Beneluxi meistrivõistlustel? No meil on neid osalejaid natuke rohkem ja kindlasti võib-olla tase ei olegi nii palju parem, aga rajad ja kõik selline korraldus on veidi teistsugune, aga see on igal pool välismaal ja nagu teistele nii-öelda riikides. Kas uute radade õppimine käib sul lihtsalt? Praegu on hästi välja tulnud, aga eks näis, mis elu veel toob. Mikroklassi stardile eelnevalt olid rada lihvinud kadeetid, kus väga jõudsalt on arenenud Albert Tamm, noppides kindlad esikohad. Mikrode eelsõitude põhjal võis eeldada duelli Tõnis Toomiga ja Aleksander Uusneme vahel. Kiiruse poolest nendega võrdne Hugo Rajamets eelsõitudes ebaõnnestus ja pidi finaali alustama alles 9. stardikohalt. Oli raske uskuda, et ta 15 ringi jooksul esikolmikusse jõuab. Tõnis Toominga suurem sõidukogemus pääses maksusele ja finaali viimasel kolmandikul libises ta Uusnemel lihtsalt eest ära. Hugo Rajamets pingutas aga kõvasti ja kümnendike duellis järgnevatega suutis ta endale päästa siiski viimase poodiumikoha. Tundub nii, et rahule jäid nii võitja kui 3. koha omanik. Olge stardis, sain eest ära vaikselt ja siis ma arvasin, et Alex tuleb kogu aeg lähemale. Aga tegelikult ei olnud asi nii hull, jah? Ei olnud. Kus sinu jaoks üldse kõige põnev moment oli, kas oligi start või? Start. Muidu oli lihtsalt chillisin. Start läks hästi, sain kohe paljudest mööda, et neil läks natuke tuksi seal. Ja siis pidin seal natuke ikka võitlema kah oma koha eest. No Meril oli sul ikka päris tihedalt kannul ja eks sa paar korda nagu vääratasid ka, jah? Ja vahepeal tuli vääratusi, aga ma pidin natuke ka katsma, et seal läks raskeks. Merilil oli suurem hoog. No ja siis teid oli tegelikult ju 4. grupp, oleks võinud siis kõik mööda lipsata veel. Ja kui oleks Meril mööda läinud, siis oleks ka paljud teised läinud. Borodin hakkas siin tagumise sirge peal midagi tegema, aga ise jäi ohvriks. No sul oli päris hea meel, kui ruuduline lipp tuli või? Ja oli küll, kuna sain sealt 9. ikka 3. see on ikka päris suur õnn. Nagu paljudel varasematel etappidel oli kõige kompromissitum minide võistlus. Kui rajal on korraga 18 uljaspead, siis juhtub nii mõndagi. Käina rajal näitas väga head kiirust Richard Viigisalu, kes Timo Rautsiku juhendamisel on suve lõpuks heasse hoogu läinud. Vahetult enne Hiiumaa sündmusi tegi ta kaasa Rootsi meistrivõistlustel, kus lõpetas koguni hõbemedaliga, mis on selge tunnustus tehtud tööle. Ka nähtavas sõidus haaras lihtsalt kohe liidrikoha, siis ühel hetkel oli aga ligi poolel finalistidest rajalt väljas. Massi kokkupõrkes sai kannatada soomlane Dahlström ja kordustardist ta enam rajale ei tulnudki. Richard Viigisalu pääses ka teises stardis pika rivi etteotsa, hoidis head tempot lõpuni ja võttis kindla esikoha. Seda Martu Mnitski ja Damir Mingasovi ees. Mis selles esimeses stardis juhtus, kuidas sul start läks? Hästi läks, aga
osad vist panid seal väga palju mäsa ja siis pidime uuesti startima, kuigiks ma natuke kartsin, et rehvid ei saa vähe nagu soojaks ja mul ei lähe hästi. No aga teine start, räägi sellest siis. Siis läks väga hästi ja siis ma sain eest ära ja Timo näitas ka, et suur vahe ja vahe aina läheb suuremaks ja siis pärast ma sain aru ja siis ma võitsingi. Ja kõige huvitavam oli see, et selles viimasel ringil tegid oma parima ringi. Ja mul põhiliselt juhtubki seda alati. Kas sul jääb nii palju jõudu lihtsalt üle või rehv peab lõpuni nii hästi? Ma ei tea, vahepeal mulle tundub, et ma hakkan alles lõpus pingutama. OK-klassis startisid seekord eraldi ja kõigepealt tehti sotid selgeks juuniorid arvestades. Väga head kiirust näitasid soomlased, võttes lõpuks koguni kolmikvõidu. Patrik Hagala on Eesti meistrivõistlustel juba tuntud tegija ja tema kiirus ning vastupidavus olid tõesti muljetavaldavad. Start oli nagu mõnes mõttes oli hea, aga siis kukkusin paar kohta kolmandaks. Siis proovisin tõusta nii hästi, nii kiiresti kui sain. No siis võitlust oli päris kõvasti ikka. Ja võitlust oli, et tiimikaaslane hakkas katma ja proovisin nii kiiresti mööda saada kui võimalik ja siis tuli see üks hea koht, kuidagi enam ei katnud ja läksin mööda. Ja siis edu ma ainult kasvas pärast, jah? Ja proovisin sõita rahulikult ja enda sõitu edasi, keskenduda sellele, mida teeb. Jäid lõpuni oma kiirusega rahule? Ja jäin küll. Natuke hakkas hoog vaiksemaks minema lõpupoole, kuna hakkas natuke libedam. Aga muidu oli täiesti okei. Vanemas kassis olid eelsõitude võidud jagunenud Ken Algre ja Karl Sei vahel, kes ka ringi aegades pea sajandiku pealt võrdselt sõitsid. 30-ringiline finaal kujunes aga ühepoolseks, siis Karl Sei lihtsalt sõitis teistel eest ära. Lõpuks oli tema edu juba üle 4 sekundi ja küllap palus talle hoopis sitkem vastane juunioride võitja Hagala. Teise koha sai Rande Levestus, kes õige hoo sai üles alles päris sõidu lõpus. Kolmas oli Raigo Jegorov ja Ken Algre jäeti hoopis rivi lõppu. Keina rada on natuke riukaline või? Tavaline rada, aga väga pidamine oli ja siin on nii ka, et kui keegi kuskil välja paneb, siis rada on sealt kohast nii kehv, mitu ringi järjest ja see on väga kehv. Kuidas sa oma ringi aegadega rahule jäid? Kvalis sain päris hea aja, aga praegu ma ei saanud midagi erilist, et praegu oleksin parem olla. Ega sul polnud vaja eriti pingutada ka? Jah, kohe algul sain eest minema ja siis oli lihtne juba, et tuli lihtsalt vaja lõpuni tulla. Jäid rahule? Jäin rahule. Samasse sarja võiks paigutada ka DD2 ja Mastersklassi ühise stardi, kus Ragnar Veerus lihtsalt ja pingevabalt eest ära sõitis. Teisena lõpetas Johan Vain ja kolmandana Mastersklassi võitja Priit Sei. Stardi võitsid ära, kas siis läksid natuke lohakaks või? Päris ei oodanud, et Priit niimoodi vahele tuleb, aga vähemasti lõbus oli ju. Et eelsõitudes saigi vähe võidu sõita, et tempo oli küll hea kogu aeg. Aga siin olid Priiduga eriti olid just ülekannete erinevused ja sellepärast oli päris keeruline mööda saada. Aga siis, kui mööda said teist korda, siis läks asi lihtsamaks või? Ja siis oli lihtsalt vaja puhast tempot hoida. Natuke kurb muidugi, et nii vähe sõitjaid on, et Eestis on ju palju DD2-sid, aga miskipärast ei tulda sõitma. Ega Priit päris hästi alla ei lastud, et ta istus sul ikka lõpuni nagu sabas. Ja, ongi väga hea. Aga sa tegelikult kas sa jälgid rohkem nagu oma klassi sõitjad või järgid absoluutarvestust? Eelkõige ikka oma klassi sõitjaid, aga kuna täna oli Priit oli absoluutis ka väga kõrgel kohal, siis ka üldkohta ikka, jah. See Hiiumaa rada klappis sulle? Üldiselt üks minu vähem lemmikumaid radasid, aga igal pool tuleb sõita, nii et. Mis see omapära on siis? Ta on hästi auku vajunud aastatega ja ta on nagu natuke ebamugav sõita selle pärast. Ja üldiselt ka nagu kõige põnevam ei ole just, et kogu aeg on stop and go, aga ma räägin just, et igal pool peab sõitma, nii et tuleb ka siin. KZ2 klassi stardi eel oli õhus ootusärevust. Finalistidest noorim Jakob Poja oli poodiumile jõudnud Soome meistrivõistluste etapil ja Sten Piirimägi jätkas liidrina Beneluxi meistrivõistlustel. Kuidas Sten seal välja paistab? Sten on väga tubli, et isegi kui ta on raske, siis ta ikkagi lõppude lõpuks suudab ennast ette sõita.
ja see ongi väga-väga nagu positiivne tema suhtes, et ta ikkagi igast mädast võtab viimast. Eesõitude võitjad olid soomlanna Kaisa Eeristo ja Sten Piirimägi. Mõlemal korral oli suhteliselt kesine aga Jakob Poja kiirus. Finaalsõidu 30 ringi tõestasid, et otsustavaks saab stabiilsus. Stardi võitis küll Soome neiu Kaisa Eeristo, aga mida ring edasi, seda kindlamaks muutus Sten Piirimägi. Ta sõitis välja mitte ainult esikoha, vaid ka Käina-raja absoluutse kiirusrekordi. Teise koha sai Kaisa Eeristo ja kolmandaks surus end lõpuks ikkagi Jakob Poja, kes kümnendike duellis edestas Antti Rammot ja Georg Kõssi. Sten, kuidas sa need 2 päeva siin Käinas kokku võtad? Ma ei tea, positiivsed. Tulime ilma trennita kohale, katsusime võimalikult ruttu hakkama saada, oma seadet korda saada ja tundub, et saime üsna kähku selle paika. No, kuna sõitsid ka absoluutse raharekordi siin välja? Eile jah, siin naljaga visati, et äkki täna ka, aga ei tulnud täna. No, kas tänases stardis soomlanna Kaisa Eeristo natuke üllatas sind? Ei üllatanud. Meil täna on juba 2 korda stardiga mingi teema olnud. Natuke peame uurima, miks. Aga ei, üsna kähku sain oma tempo või oma rütmi kätte ja tegin oma asja. Siis kontrollisid. Räägi, kuidas sul seal Beneluxi maadel on läinud vahepeal? Enam-vähem. Praegu vist veel juhime sarja. Aga me peame seal natuke nüüd materjali ümber vahetama, et on tunda, et raam hakkab läbi minema. Aga et siis järgmiseks korraks on uus olemas ja loodame, et saame ikka kõrgetel kohtadel olla ja võidelda ikka sarja peale. Mitu etappi seal on jäänud veel sõita? Kas ongi äkki 1 või 2? Ma praegu ei mäleta. Nii et sul on mõlemad tiitlid on siis siikul, nii Eesti meister kui Beneluxi meister? Noh, nii palju, kui ma seda tervet ralli saan kaasa teha niimoodi, ma ikka püüan jah. Ja selle ülevaate juurde veel meie retrokaardisõitjate hea esinemine Prantsusmaal, kus Ülar Jeblakov, Urmas Pajumets, Jaanus Niilson ja Fred Kesa saavutasid Euroopa retrokarikal 8 liigi konkurentsis tubli 3. koha. Eesti mõistevõistluste viimane ja otsustav etapp sõidetakse 14. septembril Aravete rajal. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.